Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Tere, head kuulajad, käes on 8. veebruar. Tänane hommikupoolik on tehnoloogia uudistele ikkagi pühendatud, sest on esmaspäev, digitund on eetris ja me oleme siin kolmekesi täna. Mina Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja Glen Pilver on ka meiega. Ja me räägime täna sellest, et eelmisel nädalal tuli järsku teade, et üks välisfirma peab väga tõsist plaani tulla Eesti turule siis 4. mobiilioperaatoriks, kes hakkaks teenust pakkuma Eestis. Selginud on järjekordsed kohad, kuhu tänavu saab soodsalt fiiberoptika, kui te ei taha mobiilioperaatori kaudu endale koduinternetti võtta. Et vaatame siis, kuhu saab. Ja Apple'i kell ja telefon saavad uue tarkvara, milles on üks väike, aga ülimalt tähtist uuendus, eriti praegusele pandeemia ajastule sobivalt. Üsna mitme aasta vanune, aga siiski väga oluline tüli on saanud rahalise lahenduse. Eesti riik saab 2,2 miljonit ja maksjaks on rahvusvaheline suurkorporatsioon Gemalto. Aga see tegelikult ei ole siin igav, kui see kõlab, see on täitsa huvitav lugu. Ja võib-olla tuleb juttu veel värskest õhust ja suusatamisest ja teistest toredatest talvistest asjadest. Digitund. No nii, Eestis on teatavasti, kui mõnes mälumängus küsitakse, mitu mobiilioperaatorit, siis vastus ikka on ju meil praegu kolm firmat, kes üleriigiliselt pakuvad mobiilisidet kõigile, siis eraisikutel firmadele, Tele2, Elisa, Telia. Aga ma saan aru, Henrik, sina oled rääkinud inimestega, kes on tõsise näoga väidavad seda, et nemad tahavad tulla Eestisse ja hakata pakkuma siin 4. operaatorina mobiilside teenust, just kui meil, ma ei tea, turg ei toimiks või et 3 nagu oleks vähe. On see siis nägu oli nii? väga tõsine, jah. Nägu oli väga tõsine, aga jutt on ühest küljest konkreetne, teisest küljest väga mitte detailne. Nii et kõik need sõnad, mis sa ütlesid, et mobiilioperaator ja üleriigiline ja need on kõik sellise küsimärgi all natuke. Põhimõtteliselt siis lihtsustatult ära öeldes asi käib mobiilioperaatorist nimega Bite või Byte, aga tegelikult on Bite, mis tegutseb praegu telekommunikatsiooni vallas Lätis ja Leedus. Nad on Baltikumi suurim mobiilioperaator muide, neil on hästi palju kliente 2 riigis ja Eesti on neil nii-öelda kaardilt puudu. Ja nad peavad siis plaani, et tahtsid nagu signaliseerida Eestile läbi selle intervjuu, mis ma tegin, et kui meie uus valitsus ka jätkab seda vana valitsuse vist olnud suunda, see on ka segane, eks ole, et pigem välja anda 4 5G litsentsi, mitte 3. Et kui antakse 4, siis nemad hea meelega tulevad sellele 4. litsentsile konkureerima, lubasid kõvasti siin odavaid ja väga vahvaid teenuseid, kus sul on kõik televisioon ja interneti püsiühendus ja kõik on ühes koos. Aga natuke segane on siis see, et mida nad täpselt pakkuda tahavad. Üldiselt nad tahavad pakkuda kodu püsiühendust üle 5G, nagu nad täna pakuvad Lätis, Leedus üle 4G, Leedus minu teada ka üle kaabli, aga Eestis kaablist nad ikkagi ei räägi, kuigi vihjed käisid, et me võime siin STV-d hakata ostma, aga tervet Eestit see väga palju ei mõjuta. Et me ikkagi räägime sellest, et nad tahavad pakkuda üle siis 5G püsiühendust koju ja alustada pigem Tallinnast ja teistest suurlinnadest. Nad tahavad sinna pakendada siis kokku televisiooni, kuna selle Bite omanik on üks USA investeerimisettevõtte nimega Providence. Nemad on muuseas ka TV3 omanikud, et siis sealt tekib selline televisiooniühendus nagu kokku või televisiooniside nendel omavahel ja et et tuleks siis Eesti turule ja hakkaks selliseid kihvte teenuseid pakkuma ja nad olid väga sellised üsna nagu laia joonega, et meil on täitsa kõik on seninägematu ja Eestis maksate üle oma asjadest ja kolleeg Geeniusest natukene uuris seda asja ja see pilt on endiselt nagu segane, et natuke nagu on odavam, aga õudselt palju trikitavad tutvumisperioodidega, et sul 2 kuud on asi ikkagi tunduvalt odavam, kui Eestis sealt natuke pealt 10 euro kuus maksad siis mobiilse püsiühenduse eest. Aga siis, kui see läbi saab, siis hüppab hind seal üle 20 euro
aga hinna sees on sul kodukindlustus ja reisikindlustus ja veel mingisugused internetikindlustus, aga need on ainult 1-3 kuud ja ühesõnaga lõppkokkuvõttes see pilt on nagu väga ütleme ebaselge hetkel, aga vähemasti amet täitsa oma nime all ametlikult nad ütlesid jah, et nemad 4. litsentsi tahaks Eestisse tulla võtma. Väga huvitav iseenesest, ma saan aru, ütleme sellise turu laienemise mõttes, kus sul on umbes samasugune turg, nagu sul juba on Läti, Leedu, tahad Eestit ja tekiks tehnoloogiline võimalus oksjonilt saada hea hinnaga see sagedus, kus sa ei pea ehitama reaalset füüsilist liini, vaid saad üle õhu pakkuda. Operaatori poolt tundub see nagu arusaadav, aga mina kui tarbija jällegi ma mõtlen selle pealt, mul on päris hea valik ikkagi kaabliga, üle õhu, päris palju erinevaid selliseid valikuid, kuidas Eestis saada igasugu teleteenus, mobiilside. Mis mind paneks võtma veel ühe hoopis 4. operaatori, kes seda teenust, see peab olema ikka, ma ei tea. See pakett peab hea olema. Ma ei väga isegi taha, ma vaatasin parajasti neid hindu, et kas ma tahan ja oskan siin midagi lisada, et kui vaadata lihtsalt neid hindu, millega see Bitte siis täna Lätis opereerib ja neid hindu, mis täna Eesti pakuvad, ega siis siit ka mingisugust väga sellist, et pilti nagu ei avane, et ütleme, et ta ei ole üheski segmendis odavam, küll aga ta on väga konkurentsivõimeline Tele2-ga, kui me räägime piiramatust netist, et siis ta on enam-vähem ühe pulga peal täna see Läti hinna ja Eesti Tele2-ga, sealt siis suurusjärgu võrra kallimad on siis nii Elisa kui Telia, aga kui me vaatame siin 10 gigabaidise mahuga pakette, siis tuleb tunnistada, et Lätis maksavad inimesed selle eest Bitte vahendusel rohkem kui Eestis ühegi operaatori mina üritasin ka nendesse hinnakirjadesse sisse süüa ennast ja see on ikka ülikeeruline. Võib-olla seal ongi, nagu sa mainisid, kui seal on mingid varjatud justkui hüved, et sa saad nagu veel midagi siis ja ma ei tea, kas sa siis sellest maksad rohkem või vähem, aga et sinna nagu lisada veel midagi lisaks sellele lihtsalt sellele neti bittide mahule ja kiirusele, et seal, aga igatahes sellist pilti siit küll nüüd ei avane, et kui odav on see Bitte praegu Lätis. Ja just, ja seda kindlasti mitte ja siin head konkurendid Eestist, Sami Seppänen ja Tele2 juht suhtusid väga skeptiliselt sellesse küsimusse, et kas tõesti nüüd see ettevõte tuleb reaalselt mingit suuremat sorti võrku nagu Eestisse ehitama, et nad ütlesid, et see on absurdselt kallis ikkagi nullist alustada ja sa võid masti püsti panna, aga mastid peavad omavahel ka suhtlema. Ja valdavalt seda tehakse ju fiiberoptika abil, kus nad seda saavad, kus nad seda vedama hakkavad, kõik sellised tehnilised küsimused, et pigem mulle tundub, et nendest Eesti mobiilioperaatorite reaktsioonidest jäi mulje, et kui riik otsustab 4. litsentsi välja anda, et siis tõenäoliselt ega neid pakkujaid nagu ülearu palju ei ole ja tõenäoliselt see hind seetõttu selle 4. litsentsil väga kosmosesse ei küündi. Sest ükski olemasolev operaator ei saa nagu 2 litsentsi võtta, igaüks võtab sealt oma 1 ära, siis jääb see 4, et võib-olla lihtsalt sellel Bittel on mõtet, kas või igaks juhuks võtta see 4 ära, et siis on võetud mingi raha eest, aga rääkida siis see jutt sinna juurde, et ei tea. Ja muidugi, ega siis teisest küljest selle taga on ju ikkagi ainult väga kaine kalkulatsioon, kas see tasub ära siia tulek või mitte, on ju. Et see ei ole nagu see koht, kus lihtsalt, ma ei tea, Bitte tahaks ennast eestlastele tutvustada, vaid selle tagama on ikkagi see, et siin sellest pirukast peab nagu midagi üle jääma ja küsimus ongi see, et kas kui õhukseid koogitükke Eesti turust saab lõigata, et see oleks veel nagu sööjale huvitav. Vaata, aga see on küsimus ka tegelikult riigil, et meil käib siin ju suur madin selle 5G leviala või selle sagedusala üle üldse, et kõik ju olemasolevad operaatorid ütlevad, et nii vähe on, et väga vähe on seda ruumi. Et ei tohiks teha 4. Ja just. Et ei tohiks teha 4 ja okei, et kui me nüüd teeme, et siis ma arvan, et on ikkagi täiesti õigustatud riigil nagu korraks ma ei tea, kas see on minister Sutt või kes on see valitsus on ju, või ametnikud, kes istuvad maha ja küsida, et olgu, et kui me teeme 4 selleks, et näiteks elavdada konkurentsi Eesti turul, siis millised tingimused me sellele 4. litsentsile seame. Et kui me võtame ära teistelt midagi, mida nad tegelikult väga-väga tahavad, on ju, et siis ma arvan, et oleks põhjendatud sinna ju mingisugused ehitamiskohustused ju peale panna, et okei, et sa saad selle 4, aga selle eest ole nüüd hea mees, on ju, ma ei tea, aasta aja jooksul katad ära X% Eesti territooriumist või elanikkonnast või ikkagi sundida neid siis ju ehitama ka ja seda konkurentsi reaalselt pakkuma, et mitte niimoodi, et nad pakuvad seda siin 3 Tallinna magalarajoonis ja kõik, et siis see ikkagi, kui see on nii väärtuslik ressurss,
nagu see sagedusala ja teda on nii vähe, nagu teda praegu on, et selle üle selline madin käib ja vaata, et natuke valitsus võib-olla kukkus selle pärast, äkki mängis ka pisikest rolli. Et siis on mõistlik, et kui me selle 4. ikkagi otsustame teha, et siis teeks nii, et Eesti rahval sellest võimalikult palju kasu oleks ja see lihtsalt kellegi kätte istuma ei jääks. Nii on. Saame siis näha, kuidas see aasta see asi välja kujuneb, aga meie läheme siit väiksele pausile. Digitund läheb edasi ja jätkame tegelikult sellel samal ühenduse lainel, nagu aga mitte mobiilside puhul, vaid nüüd räägime siis sellest, et tegelikult meil on küll 3 operaatorit mobiilside jaoks ja veel igasugu muid internetiteenuse pakkujaid, aga on hulk aadresse Eestis, mida nimetatakse siis selle internetiteenuse mõttes selline, mis ta oli, valge ala või oli must ala? Turutõrke piirkond on see. Turutõrge, kuhu ei tooda kiiret internetti, sest et see on liiga kallis ja riik eraldas selleks hulga miljoneid eurosid toetusraha, et sinna vedada kiir internet. Selle toetusraha hankes võitis endale Eesti Energia, kes lubas, et odavenend vedada kaablid kohale üle siis elektripostide otsas põhimõtteliselt koos elektrienergiaga sinna samasse panna ka siis fiiberoptika juurde. Ja miks me sellest räägime on see, et nüüd on õige aeg omal võtta jalad tagumiku alt välja või käed rüpest ja klikkida Eesti Energia kodulehele, sest et on välja tulnud selle aasta ehitusplaanid. Ehk siis on kirjas, kus asulates sel aastal seda riigi rahaga kiiret fiiberoptilist ühendust pakutakse. Ja tasub seal enne aprilli üle vaadata, kas see on äkki siis igaühe enda kodu või maakoht või minu poolest kas sugulased, sõbrad, kõik vaadata üle, kas keegi elab seal kandis, sest et mõnes mõttes on see selline sülle kukkuv kingitus, mida me nagu kõik ühiselt maksumaksjatena teeme, et kõige rumalam asi oleks selle lihtsalt ignoreerida. Aga ootagi täpsustan, et vahele ja kohe küsin, et ma saan aru, et tegelikult selle eest ikkagi tuleb ju ka maksta, see ei ole nii, et keegi sulle tasuta selle otsa sinna värava taha paneb, on ju. Et on 199 eurot. 199 eurot, no see on ikkagi turuhinnast, ma ei tea, see võib olla 99% allahindlus, võib olla 50%. Aga mida see tähendab, kas selles mõttes, kui ma nüüd elan tõesti sellises kohas, kus üleüldse on kaablitega kehva lugu, kas siis tuleb ekskavaator ja tõmbab mulle sinna kilomeetrise juhtme või see nii ju ei ole? No ekskavaatorit ei tule, sellest trikk ongi, et kui sul elektriliinid tulevad kohale, siis on see nimekiri väljas, kuhu sel aastal see tuleb sul postide otsas. No siin on 9 maakonda, Eestis on teatavasti rohkem maakondi, igasse maakondi ei jõua, no võtame Harju maakonna, no siin on Hüüru küla, Väänä-Jõesuu, Pudisoo, Salmistu, Viinistu, on siis need külad, kus olevatele aadressidele tasub oma aadress sisse lüüa ja vaadata, mina olen ehitusplaanis näiteks selles külas ja mina maksan ainult 200 eurot ja mulle tuuakse see krundile, majani ja lausa tuppa. Ja see muidugi juhul, kui mul seda ikkagi sihtgrupp ikkagi on need inimesed, kellel on seda netiühendusega täna halvasti. Ei, no kõik aadressid on seal, ainult siis sa oledki seal aadressil, kui seal ei pakuta. Ei, seda küll, ma lihtsalt praegu mõtlen, et mul oli väga personaalne kogemus ka Kohilas, kus pisteti mul postkasti samasugune nagu nii-öelda reklaamkiri, et nüüd lõpuks saad sa omale kiire internet, aga paraku seal juba on kiire internet mul, et selles mõttes nagu mul tekitaski küsimusi alguses, et mille eest ma pean, see oli hästi nagu segadus sajab. Aga kas sul tuleb fiiber majja seal siis või? Seal ei tule küll fiiber, aga seal tuleb ikkagi mingisugune muu traat, mis on siis, ma jään sulle vastus isegi võlgu, mis asi see on. Aga see on tegelikult väga eluline olukord. Ja mõnel võtta olla ju see telefoni ADSL. Et selles mõttes, jah, nii. Ma tahan öelda seda, et see fiiber on mõnes mõttes nagu sa ühendad oma maja ikkagi tulevikuvõrguga. Ja võib-olla juhtub nii, et selles majas ei saa ise või kes iganes elab, ei tahagi täna või sel aastal või järgmisel aastal sinna mingit internetiühendust. Aga lihtsalt see on nii hea soodsa hinnaga selle ära ühendamine, et see tasub ära võtta. Ja see on selline, hakata ütleme,
tuleb, läheb paar aastat mööda ja otsustada, et ma tahaks, ma ei tea, kolin sinna elama ja tahan sinna püsiühendust saada, siis selle ise ühendamine võib minna 2, 3, 4, 10 korda kallim. Ja see tähendab tegelikult seda nüüd ikkagi, et see ongi siis sama mõttekoht, et mis iganes kiirus mul seal täna tuleb, eks ole, mingi muud raadiga, ma võin nüüd otsustada, et ma maksan selle 200 €, ma saan selle optika omale sinna värava taha ja pärast see, kelle teenuse ma sealt läbi selle optika valin, see ei pea enam üldse olema ju absoluutselt. Ja muide, sa ei saa mitte värava taha, vaid ma sain, et sa saad tuppa selle optika, see on väga suur vahe. See on väga kõva asi, jah. Ja see on super hind selle asjast, see on sisuliselt tasuta tegelikult ja kui sa hakkad kunagi maja müüma või tõesti tahad ise sinna kolida või ma ei tea, tahavad lapsed sinna kolida või mida iganes sa tahad teha, siis see, kui sul on optika majas, siis mina arvan, et järgmised 100 aastat on see tegelikult üks väga oluline kaabel. See on tõsi, 100 aastat on keeruline ette näha, aga tänased vased kohati vist on 100 aastat tagasi pandud peaaegu. Et näed, ja nüüd me ajame sealt internetti läbi. Ja nii, et tegelikult siis see tähendabki ka seda just nimelt, et ma ütleks, et võib-olla on paljud inimesed, kellel täna ongi selline internet, mis ei ole võib-olla üldse mingi selline, kuidas ma ütlen, paduaeglane, nad on selle täiesti rahul, aga nüüd, kui neil pannakse postkasti see teade, siis tõesti tasub sellesse suhtuda mitte kui mingisugusesse järjekordsesse nagu spämmi postitusse, vaid tegelikult selle taga on ikkagi fiiberoptiline kaabel, mis on igal juhul kiirem ja tulevikukindlam kui mis tahes traat, mis täna teile tuleb, et see on nagu võib-olla just täpselt. Ja miks ma olen sellest nii nagu kuidagi, ma ei taha sõnadeni jääda, ma ise sõlmisin selle lepingu ära just eelmine nädal ja sest ma nägin, et minu maakoht on seal ehitusplaanides ja helistasin kõik sõbrad läbi. Ma just kontrollisin praegu, minu oma ei ole, kumbki. Vat, nii et eks ta on õnnemäng, eks see käib nagu plaanide kaupa, et mis küladesse seda jõutakse ja mitte kogu Eestit korraga, aga igatahes Eesti Energia kodulehel kiire internet ja 2021 ehitusplaanid, et soovitan üle vaadata. Muide ja tegelikult isegi tõesti, kui siin on ikkagi, ütleme, külad ja alevikud ja sellised väiksemad kohad, aga kui mul on miskipärast, ma ei tea, ma elaks näiteks Paides või Rakveres on ju ja keegi ütleb, et kuule, et me paneme sulle 200 € eest nüüd fiibrituppa, et kohe. Ja kusjuures ma vaatan ka siin praegu, et kummalisel kombel näiteks siin Rapla maakonnas ma Kohilat ei näe, aga konkreetselt postkasti igal juhul see lipik. Aga see võib olla mingi muu programm seal, eks ole, et mingi muu asja raames võib-olla tehakse seda, et ega see fiibrit saab niisama ka vedada. Just. Aga mis on muidu huvitav on see, et need turutõrke piirkonnad on ka sellised, et siin on asi ei ole ainult Eesti kauged metsatalud, et Kristiine linnaosa Tallinnas on muide ka ehitusplaanides, et kus on nüüd seal on palju vähe hajem, just, nii et seal ka. Nii et igatahes tasub üle vaadata ja ka öelda, sest kõige rumalam oleks see, kui lihtsalt võimalus mööda lasta. Ja see on siis 2 kuud praegu, ma loen, eks ole. On siis ja hiljem see vist tõuseb see. Või... Ei, ütleme see võimalus just liituda kõige soodsama hinnaga on siis on praegu, just. Jah, et tasub nüüd see ära vaadata. Isegi kui pole tulnud postkasti flyierit, siis mõnikord siit saab vaadata siit selle kodulehelt. Oma aadress sisse lüüa. Olgu, lähen pausile ja selleks, et te meid edasi kuulaks, siis meil on väga põnevaid asju rääkida, ütlen juba ette, nii et väike paus ja siis me oleme tagasi. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd sellisest asjast, mida võiks oodata väga paljud. Nii et tegu on Apple'i tarkvara uuendusega, mis on nii-öelda beta või siis varases väljalaske staadiumis, aga peaks jõudma ühel hetkel kõigi siis Apple'i uuemate telefonide ja kelladeni. Ja eks need tarkvara uuendusi tuleb kogu aeg välja, ja kus on turvaparandused ja uued võimalused, aga seal on peidetud üks väike, aga oluline funktsioon. Sa mõtled seda, et PlayStation 5 puldid lähevad nüüd iPhone'ile ja iPadile külge? Jah. Seda ma nägin, ma lugesin kuskilt. Ma ei tea, palju neid inimesi on maailmas, kas sellel on mingi... Glenn, sina oled iPadi kasutaja, kas sa oled PlayStation 5 puldist tundnud teravat puudust? Absoluutselt mitte, sest mul ei ole ka PlayStation 5 kahjuks õnneks. Puldi võid sa osta poest? Puldi võid sa osta, jah. Nii et ma jään selle koha pealt jätan kriipsu. Aga räägime siis sellest, muide see on ka tõsi, see PlayStationi puldi asi, see ei ole mingi nali, kellel vaja on. Üks päev helistas mulle, mis ta oli, Raadio Elmar või ühesõnaga ma andsin mingi intervjuu kuhugi ja oma tehnoloogia tarbimisharjumustest ja seal küsiti, et mis on milline viimane ebaturvaline asi, mida sina tehnoloogiaga tegid. Ja siis ma mõtlen, et iga jumala kord, kui ma käin poes, mask ees,
ja mu iPhone ei tunne minu nägu ära ja sõrmejälje lugejat ei ole, siis ma pean kogu selle maailma ja turvakaamerate näes oma eriti salajase selle PIN-koodi trükkima sisse. Ja see on suhteliselt rumal, kui sa oled natuke paranoiline. Ma olen suga just samalt meelt, et selle parooli või PIN-i sisestamine selle ekraanil kõigi inimeste ees, see on nagu läinud väga-väga levinuks, sest et näotuvastusega telefonid on nagu väga levinud, aga mass katab seda kõike. Ja tegelikult see ongi see teema, mis on uues selles tarkvara uuenduses siis peidus, et telefon teeb sulle ennast lahti, lukust lahti. Isegi kui ta tunneb su nägu ära, kui sul on mask ees, juhul kui ta nüüd siis tuvastab midagi muud, mis on turvalist sinuga kaasas ja Apple'i telefoni puhul on siis see, et kell aitab seda teha, et kui sul on kõigest 300 euro eest ma saan oma selle tüütu pisikese probleemi lahendatud, ma pean ostma Apple'i kella, siis mul on iPhone ja mis on eriti vahva, sa ütlesid, et kui sul on mask ees, siis sul peab olema mask ees. Ja siis on niimoodi, et sa installid selle, nüüd ta tuleb päriselt ka millalgi see tarkvara välja, praegu on beta, aga siis kui sul on installitud, sul on kell käe peal ja telefon on seal lähedal ja sa hakkad telefoni lahti tegema, siis telefoni kaamera otsib maskis nägu. Ta mitte ei otsi, lihtsalt ei tee ennast lahti, vaid ta otsib maskis nägu. Ja seal juures ei ole tähtis, kas see on sinu maskis nägu või kellegi teise maskis nägu, see peab olema maskis. Ja siis ta vaatab, aga kell on ka lähedal, okei, järelikult on omanik, teen lahti. Muidugi ma siinkohal ütleks, et selline omadus, et miski seotud Bluetooth seade on ka ühtlasi sinu telefoni nagu lahti lukustajaks on ju ajad ja aastad juba olemas. Ehk et sa võid tegelikult ühendada siis mis tahes seadme oma telefoni külge ja öelda, et see ongi see seade, mis hoiab sinu telefoni lukust lahti. Näiteks kui sul on nutikell, siis alati sinu telefon sinu läheduses ei vaja seda koodi. Kas see iPhone'il on ka niimoodi? Seda, ma jään vastuse võlgu, Androidis on see kohe 100% see on olnud Maci arvutitele varem see, et saad et sa võid ka näiteks kõrvaklappidega lähed näiteks autosse, sul on hands-free kohe küljes, siis telefon on sul lukust lahti, et sa saad seda seadistust, sa saad alati öelda, kas see seade on usaldusväärne, on see koht Androidis. Ja kui seade on usaldusväärne, siis ta tuleb nii avata ka aga see kellal on meil ju peenemaid funktsioone küljes, minu teada seal vist on niimoodi, et kui sa võtad kella käe pealt kas või korraks ära, siis ei ole kell enam usaldusväärne ja siis teda enam ei lasta. Selliseid asju. Pluss see on mingi teine tehnoloogia, ma saan aru. Ma ei tea, kas ta teeb Bluetoothiga seda. Aga loomulikult iPhone'i jaoks on see ikkagi väga eluline probleem, sest et Androididel ikkagi on olnud ka, kui me nüüd Huawei välja jätame, siis ülejäänud Android-telefonid nagu näotuvastus on neil olematu, et ikkagi Androidid on kõik sõrmejälje baasil eelkõige, aga iPhone on ju täpselt vastupidi, et seal sõrmejälgi polegi ja ei olegi. Jah, ja mõnes kellaomanike jaoks on see probleem lahenenud sellega, et sa saad tänapäeval väga hästi paned randme vastu seda makseterminali ja maksad. Aga kes jälgib Hiinast tulevad uudised, siis muide sealt ei ole ka üldsegi haruldane see, kui järjekordne firma ütleb, et me oleme viinud ainult silmade põhjal inimese näotuvastuse selle nagu eduprotsendi päris kõrgele, mis on nagu vähe kõhedust tekitav, et sa näed ainult inimesest silmi ja nina juurt ja tuvastad mingisuguse üsna kõrge tõenäosus. Aga ütleme ka jälle, et see ei ole ka mitte midagi uut, et mulle meenuvad siin kohe praegu Microsofti viimased telefonid, mis veel siis olid, kui nad olemas olid, need olid siis Nokia brändi alt, eks ole, millel oli ju samamoodi see nii-öelda, mis on siis iirise või võrkkesta skänner. Mis töötasid tegelikult väga hästi, kui sul juhtumisi prille ees ei olnud. Aga Samsungil on ju ka, Glenn, Samsungi telefonidel on ju ka näotuvastus sees, aga nii palju, kui ma olen aru saanud, siis see ei ole, Apple'il on ta väidetavalt väga peen, seal on sügavuskaamerad, et ta saab aru, kas ta vaatab pilti või inimest. Ja nii Huawei'l kui Apple'il on ta põhimõtteliselt nii-öelda selline infrapuna 3D skänner, et ta siis vaatabki sinu näo kuju pimedas või valges, ükskõik, seal pole vahet, aga kõikidel teistel on ta tegelikult fotokaamera põhine. Ehk et ja kaameraga ongi see häda, et kui valgust on vähe või kui sul on juhtumisi habe või prillid või müts, siis läheb asi kohe halvaks. Aga või lihtsalt foto sinust võib-olla, siis võib siis võib ka, aga infrapuna ikkagi vaatab, et tegemist oleks elusa näoga ja töötab, aga see, mis oli siis võrkkesta skänner, see ikkagi üritaski pihta saada sinu silmale täpselt ja skaneerida seda ja see ka ikkagi töötas, aga ta ei töötanud sugugi muidugi nii ludinal kui kõik muud tehnoloogiad, vähemalt sel hetkel, see oli juba mõni aasta tagasi nüüd, kui ma ei eksi.
ja no Apple'i puhul vist on parem hilja kui mitte kunagi, et noh, ma ikkagi arvan, et aasta perspektiivis seda maskis nägude otsimist enam väga vaja ei ole küll, aga mulle Aasias näiteks on ju maskid olnud juba ammu. Ei no isegi siis, kui SARSist juba alates, jah. Ja muide, siis juba käis ju see sama, ma mäletan isegi siin sai nii-öelda nalja visatud ju, kui oligi see ennem kaugelt seda koroona aega oli juba ju see nali liikvel, et iPhone'i omanikud ei saa seal Aasia maades hakkama, sest et neil on maskid ees, eks ole. Nüüd on see siis reaalsuseks lihtsalt muutunud igal pool. Nii et põhimõtteliselt on siis igal Aasia iPhone'i omanikul tark endale soetada Apple Watch. Selline soovitus siis meie regiooni saatest. Hiina kuulajad. Olgu, aga võtame siis, lähme kodusemate. Hans tahtis rääkida Gemaltost ja 2,2 miljonist. Huvitav, see nagu mõnes mõttes lõpetab ühe sellise keerulise peatüki Eesti e-riigi ajaloos, et Eesti riik PPA politseiameti näol jõudis kokkuleppele siis Gemaltoga jutumärkides, et kohtuvaidluse asemel maksab Gemalto Eestile 2,2 miljonit eurot hüvitist. Mille eest? Mis nad tegid meile halba? Noh, 2017 vist oli see, kui nad tegid seda halba, et nad ei öelnud meile, et nende tarnitavatel ID-kaartidel olevad kiibid on ebaturvalised, seda võime ka ära arvata põhimõtteliselt selle krüptos varjatuna jääma pidavad saladused ja mäletatavasti Eesti riik hirmsa kriisihoos pani kaardid kinni, peatas ja vahetas kõik välja ja tegi tarkvara uuendust ja käisuga asju. Ja kõik sellepärast, et nad ei öelnud meile. Ja kohtuvaidlus pärast seda läks väga kurjaks, lausa need nõudmised küünsid seal, mis, kui ma õigesti mäletan, 20 miljonit, lausa rohkem või? Kas 20 miljonini või? No igatahes kordades kõrgemaks kui oli 2,2 miljonit, mis nüüd siis mina leidsin internetist ühe numbri 20 miljonit, aga võib-olla on see minev, kus siis... Aga mina leidsin just praegu 152 miljonit eurot. Lausa, jah, no näed. Summaarne, just. No ühesõnaga, mõnes mõttes on see kokkuleppe näitab, et Gemalto ütles, et jah, läks nihust ja leppisid ära, aga ma arvan, et seal on päris suur asi selles, et see Gemalto kui selline ei ole nad ise ettevõtte, vaid nad osteti ära suure Prantsuse IT-hiiu Thalese poolt, kes ilmselt ei viitsinud või ei tahtnud või ei olnud sellist riskiisu, et Eesti riigiga kohut käi ühe vana asja pärast ja otsustati selles mõttes nagu kohtuväline kokkulepe on, et kõik lepivad, suruvad kätt ja annavad raha üle, aga mis ikkagi tegelikult tähendab seda, et noh, saame aru ühest sõnumist, et jah, me eksisime, hüvitame teile midagi ja tõmbame joone alla. Ma arvan, et see on küll Gemalto jaoks tõenäoliselt kõige väiksem hüvitis, mida nad on elu sees üldse pidanud maksma. Nad ei mõelnud, ma arvan, nad ei mõelnud kaua, kui ma ei tea, kuidas selle summani jõuti, aga arvestades, mis summad suurkorporatsioonidel liiguvad ja potentsiaalsete trahvidena on kuskile raamatupidamisreale kirjutatud ja nii edasi, siis see tundub ikkagi vägagi taskuraha olevat. Ei tea, miks ta nii väike on. Võib-olla kunagi saame teada. Aga ma arvan, et lähme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi põnevatest asjadest. Digitund on veel teiega. Me tahame teiega jagada üht väikest sellist ettevõtmist või projekti, et kui teile tundub, et õhk võib olla natukene kuidagi siis mitte kõige värskem, siis ärge lihtsalt arvake või tunnetage seda, vaid seda saab mõõta. Glenn, sina oled tegelenud õhuuuringutega. Ma olen viimasel aastal kujunenud ja õhu spetsialistiks, jah. Ma veel ei kuidas siis seda õhku uurid? No nüüd ma olen uurinud seda Norra seadmega või seadmetega, mille nimi on AirThings, nagu õhuasjad. Ja Norra õhuasjad on nimelt selline nutikas julla, mis iseenesest on, ütleme, suitsuanduri mõõdus valge karbike, neid karbikesi on erineva võimekusega. Ja tegelikult sai see firma nagu oma karbikestega alguse juba väga ammu hoopis radooni mõõtmisega, et radoon on ju teatavasti selline gaas, mis ei ole üldse kasulik ühestki otsast, sest et seal on radioaktiivsusega tegu ja see tuleb maa seest ja see on hästi pikk ja keeruline jutt ja radoon on nagu, seda on Eestis ka absoluutselt ja siis nad mõõdistasid muudkui aga radooni kogu aeg, sest Norra siis sealt mäepragudest tuleb seda kuidagi mõnes kohas väga palju ja mõnes jälle mitte nii väga ja siis
siis arendasid oma asja nii palju edasi, et nüüd on siis nendele pisikestele radoonimõõdikutele kroovitud piltlikult öeldes külge ka kõik muud õhukvaliteedi mõõdikud ehk siis CO2, muidugi õhuniiskus loomulikult, temperatuur, rõhk ja siis kaasa arvatud ka orgaaniliste ühendite või gaaside, lenduvate gaaside hulk õhus, mis siis kokkuvõttes tähendab seda, et see karbike kaardistab siis ikkagi õhu kvaliteedist sellise katva osa ära ja oskab ka selle baasil siis nii-öelda ise selliseid tehisintellектseid järeldusi teha ja kogu see asi on siis kasutaja vaates hallatav kas siis mobiiliäpiga või siis läbi sellise huubi ja läbi pilve nii-öelda, et sa võid siis panna neid jubinaid omale rohkem, kui sa tahad. Lahendusi on seal nagu mitmeid, nad siis spetsialiseeruvad kas kodule või kontorile, aga põhimõtteliselt ka kodulahenduses nad ühenduvad sinu telefoni külge siis Bluetoothiga ja sa võid panna neid siis sinna tuppa ja teise tuppa ja kolmandasse tuppa ja siis graafikute lõikes näed sa päris huvitavalt tegelikult, et kuidas sul see õhuelu nii-öelda tubades on, et kas siis näiteks mingil öisel ajal võib-olla läheb sealt CO2 kõrgeks, mis viitab sellele, et justkui ei ole piisavalt head õhuvahetust või on seal neid orgaanilisi ühendeid liiga palju või rääkimata siis õhuniiskusest, millest võiks ka oma, eks ole, tunde rääkida, mis on siin külmal ajal meil ju väga, väga suur probleem, eks ole, et tegelikult sa näed nagu aja lõikes, mis toimub ja seda on päris huvitav osutus vaadata, et nüüd ongi iseasi, mis sa selle infoga peale hakkad, aga sa võib-olla ikkagi avastad, et mingid mustrid, mida sa oled seni teinud ja olnud, juba võib-olla väiksed muutused nendes toovad suuremaid muutusi sellesse õhku, mida sa sisse hingad, et eriti kui sa kasutad seda võib-olla kas siis näiteks tööruumides või ütleme rääkimata siin võib-olla koolid või mingisugused avalikumad kohad, kus on rohkem inimesi ja kus sa saad tegelikult väga hea indikatsiooni, mis parajasti nendes tubades toimub, et seal võib nagu selle lahendustega minna väga peensusteni, et seal toa plaanidest, toa mahtudest, kõrgustest, eks ole, et kõik see info nagu sisestada ja sa saad tegelikult väga-väga pädeva tulemuse nende ruumide kvaliteedi osas õhu mõttes. Mis see üks AirThing siis maksab? Vot see on hästi keeruline küsimus, et need sensorid ise on, et kõige selline labasem või ütleme lihtsam sensor on seal 7-80 euro ringis, aga see siis nüüd radooni ei mõõda, kui keegi sedast väga huvitub, eks ole. Ja siis kõige kallim sensor, kus on siis tänase seisuga kõik need, kui me ei eksi, oli vist 6 parameetrit peal, Wave Plus, on siis natuke pealt 200 euro, et ta ei ole nagu liiga odav, aga teistpidi arvestades, et ta püsib sul seal võib-olla aasta, paar, 3, 4, 5 või mis iganes patareide pealt käib, patareid peavad paar aastat vastu. Tavaliselt patareid või? Just, et kokku jah, see oleneb nüüd, mis rahakott sul on ja milleks sul seda vaja on, eks ole, kui sa koju paned seal mõned, siis sa saad seal mõnesaja euroga hakkama, see huub maksab alla 200 euro, et see huub on mitte alla 100 euro. Mis selle huubi mõte siis on ikkagi? Selle huubi mõte on pigem see, et sa võid siis selle asemel, et ühe mobiiltelefoniga neid käia nii-öelda sünkroniseerimas, kui sul on huub, kodustes lahendustes on see huub siis netiga, kaabliga seotud, sa pistad sinna kaabli taha ja siis on ta sul läbi pilveühenduses kõikide sinu kodusensoritega. Nii et sa võid siis igalt poolt maailma otsast või kust iganes kõiki oma koduseid sensorid monitoorida, saada teateid ja ärilahendustes on see huub ka lausa e-SIM-iga, nii et sul ei ole tegelikult mitte mingit kaablimured ka, et sa paned selle lihtsalt ükskõik kuhu ja kuniks seal on siis mingi mobiililevi, siis läbi selle kohe see infoga liigub. Et see on nagu selle huubi mõte, aga sa ei pea seda sinna juurde võtma, eks ole, nii et tegelikult selle võlu on jah nagu pigem sellises nähtamatus ja teistpidi hästi ülevaatlikus õhukaardistamises. Ja ma ehitasin siin vahepeal, tellisin Amazonist endale, neid vist saab ka Eestist 3 Node MCU sellist pisikest asjade interneti arvutit, ühe Raspberry Pi ja siis 3 BME 280 ühilduvat sensorit, kui see kellelegi midagi ütleb, tasuke juhtmeid, siis tulid ise tinutada need asjad kokku, internetis on juhendid ja tegid samasuguse asja. Põhimõtteliselt küll jah, sest Raspberry peale installid sellise tarkvara nagu Home Assistant, mis on siis avatud lähtekoodil põhinev selline nutikodu operatsioonisüsteem. Hästi, nagu need avatud sellised progejate projektid on, et sa saad sellega kõike teha, kui sa ainult oskad. Ja siis põhimõtteliselt minu jaoks, kuna mul ei ole jaksu süveneda tema peensustesse, et siis see tähendas, et ma võtsin internetist mingi juhendi ette, hästi piinliku täpsusega ajasin näpuga järge, vajuta siia, aga tööle ma ta sain. Ja samamoodi töötab seal Raspberry peal veebiserverina, et mul on teatud selline sisevõrgus veebiaadress, ma teen selle lahti, siis ma näen, mis mul need temperatuurid ja õhuniiskused on siin aja jooksul teinud, et need pisikesed jublakad on üle Wi-Fi siis kuidagi ühenduses ja ise nagu saadavad signaale, et
eraldi küsimus tõesti, mis ma selle infoga teen, et jah, no ütleme, et võib-olla selle Airthinksi puhul, et see kontseptsioon ongi nagu mõnes sarnane, et ilmselt sa võidki ka ise nii-öelda piltlikult põlve otsas ja teha igasuguseid lahendusi, kui sul nagu numbrid ja tähed midagi ütlevad ja sa oskad, aga selle lahenduse nagu võlu on tegelikult selles info süstematiseerimises ja kaardistamises just nagu eelkõige, et sa saad tõesti, ma olen ka vaadanud siin praegu mõne nädala lõikes, mis ma olen neid seadmeid siin nagu katsetanud, saad sa tegelikult väga ilusaid ülevaatlikke raporte mis tahes kriteeriumite ulatuses, nad näevad väga kenad välja, sa saad seadistada igasuguseid häireid, igasuguseid piire, teha igasuguseid, et põhimõtteliselt nagu see just see pool, et mis sa selle infoga teed ja kuidas sa selle info enda jaoks kasulikuks muudad, on nagu olulisemgi kui see seade ise, et seade ise on ju väga igav jonn, ta peab lihtsalt olema täpne. Ma vaatan praegu seda graafikut ja see õhuniiskus on mul olnud, me olime nädalavahetusel ära, 14-15% magamistoast, mis on väga halb. See on ülihalb muide, see on mul voodi kõrval täpselt see seade, siis pärast kui ma pikast sõidust tulin, ma viskasin tunnikeseks voodisse, selle peale ta hüppas 23,5 peale. Oma kohalolekuga mõjutasin õhuniiskust suurel määral. Muideks, siinkohal ma ikkagi ka mainiks, et kuna ma õhuspetsialist olen ja siis just niiskusest rääkides avastasin ma ka täiesti sellise nii-öelda low budget niisuti, mis on siis Jaapanis väga levinud, aga nüüd siin üks jaapanlanna hakkas neid ka Eestis valmistama ja need on sellised pisikesed nagu origami-sugused fiibermaterjalist kujukesed või niisugused voldikud ja sa pistad nad lihtsalt veealdrikusse, kastad neid seal ja siis need niisutavad. Et ütleme, üks selline niisuti katab võib-olla ära umbes 5 ruutmeetrise ala, nii et kui sul on magamistuba seal, kui 15 ruutu võib-olla või mingi väiksem tuba, eks ole, siis sa paned sinna mõned taldrikukesed ja siis su õhk ei ole kindlasti enam 15% õhuniiskusega. Mis sellise asja nimi on? Selle konkreetse nimi, mida Eestist täitsa saab, selle nimeks on Kasumi, mis jaapani keeles on nagu siuke udu tõlkes, nii et kui sa panna otsingus ilmselt Kasumi õhuniisut või midagi sellist, et see on praegu India Go nagu startup projektina nagu üleval, aga need on sellised laserlõikuriga lõigatud sellest fiibermaterjalist ja sellised päris, kuidas ma ütlen, sellised toredad kujukesed. Ma arvasin, nad on suuremad. Nad on väikesed jaa, et võiks nagu ollagi just suuremad, kui tootearenduse peale mõelda, et kas just laeni on ju, aga mõnevõrra suuremad, aga igal juhul, kui mõeldagi, et kui me oleme siin nendest nii-öelda tarkadest ja tehnilistest õhuniisutitest ju rääkinud pikalt, et esiteks on nad kõik jube kallid, teiseks võtavad elektrit ja nõuavad ka kõik võimalikku puhastamist ja mökerdamist, nad on muidugi palju tõhusamad, aga samas, kui sa ikka raha ei taha palju kulutada ja tahad omale pista sellised kujukesed ja taldrikukesed kuskile aknalauale, miks mitte, et see tegelikult on ju igas mõttes hästi selline säästlik, ta ei ole küll nii tõhus, aga ta on vaikne ja midagi parem kui mitte midagi. Parem kui mitte midagi, iga kell, et Jaapanis pidid nad olema nagu väga-väga levinud just sellised pabermaterjali baasil, aga siin meie maal, ma ei tea, miks ei ole, et võiks olla. Selline täiesti mitte digilahendus. Sinna võib panna ventilaatori kõrvale, siis on elekter. Ja me ei jõudnudki rääkida ka mitte digitaalsest suusatamisest, aga loodetavasti talv veel kestab. Ja just, aitäh kõigile kuulajatele ja digid on tänaseks läbi ja olge meiega järgmine korda ka. Digitund.